Tere tulemast Ärkvel teadvel looja YouTube'i kanalile. Mina olen Katri ja ma olen täna siin selleks, et tuua teieni Ärkvel teadvel looja ABC 5. osa. Ja tänases osas ma toon teile informatsiooni, kuidas luua sügavam ühendus oma hingeperega ja oma galaktiliste perekondadega. Selline põnev teema, hästi aktuaalne paljudel tähehingedel, kes on ärganud või oma ärkamise teekonnal tunnevad võib-olla igatsust kuhugi mujale, kellegi juurde, tunnevad ennast üksinda, siis see on see koht, kus te saate natuke lisainformatsiooni, et mis siis peale hakata või mis teha või kuidas teha. Vaatan, kas ma pean siia algusesse, tegemist on annetuspõhise loengusarjaga, nii et kui see annab sulle mingit väärtust ja sa tunned, et sa soovid vastu anda, siis siin all on rekvisiidid. Ning ma arvan, et siis lähme teele, mis seal ikka. Vaatame, mis ma teile selle teema kohta rääkida saan. Ma tunnen, et täna jälle, kui sa oled vaatanud mu eelmise osas, siis mul on seal silmad lahti, silmad kinni, silmad lahti. Ja täna ma tegelikult tunnen, et ma tahan panna silmad kinni, ma tahan sügavamalt oma südamest ja ühendusest seda informatsiooni teile jagada. Ja ma natukene häälestun ja siis ma hakkan rääkima. Kõigepealt siis, kuidas luua sügavam ühendus enda hingeperega. Senikaua, kuni inimene on oma kogemuses programmide ja selliste maskide ja valukehade hunniku all, senikaua on hästi raske ära tunda neid enda inimesi, neid oma hingeühendusi. Küll aga vahel on just nii, et mõni sinu väga armas hing tuleb sind sellest hunniku alt, sealt selle hunniku alt välja aitama. Tuleb sind üles äratama. Ja selle sa tunned ära tugeva tunde põhjal. Tavaliselt on kõik hingepere liikmed omavahel südame energia kaudu ühendatud. Ja see tähendab seda, et kui sa kohtad kedagi, võib-olla ongi sinu jaoks selles elus täiesti võõras inimene, siis miski su sees ütleb, et ma tean seda inimest. Ma tunnen teda. Või õigemini, ma tean seda hinge. Ja see, mida rohkem sa liigud oma hinge teel, mida rohkem sa oma programme puhastad, seda rohkem sa hakkad kokku puutuma nende enda päris inimestega või hingedega. Ja siis muutubki täiesti normaalseks see, et sa jooksed kokku justkui näiliselt võõra inimesega, aga sa hinges tunned teda. Sa tunned lähedust, sa tunned, et sa saad lõdvestuda, et su närvisüsteem on rahulik, sa tunned sellist soojust, rõõmu ja võib-olla isegi elevust, et sa oled nii kaua oodanud seda kontakti ja nüüd ta ilmus. Ja see on selline mõnes mõttes nagu ainulaadne ühendus. Ehk et need hingepere ühendused on nagu väga spetsiifilise teistsuguse sügavusega. Ja nende inimestega sul ei ole alati vaja hullult palju rääkida või hullult palju informatsiooni vahetada, sul ei ole isegi vaja neid aktiivselt enda elus omada. Üldse mitte kedagi ei ole vaja omada, aga siiski nad ei pea olema su elus aktiivselt kogu aeg kohal, vaid vahest on nii, et nad käivad su elust lihtsalt läbi. Ja teie kokkupuude aktiveerib teis mõlemas midagi, te lihtsalt liigute edasi. Aga alati kaaseb selle hingepere liikmega selline mõnus, magus tunne, äratundmine, soojus, mis on nagu tingimusteta armastus tegelikult. jah. See on isegi tegelikult täpsem
et sellega kaasneb tingimusteta armastuse tunne, sa lihtsalt armastad. Ja ma toon siia ääremärkuse, et tegelikult on mõnede hingepere liikmetega ikkagi trigereid ka alguses ja just sellistega, kes on tulnud sind üles äratama selle hunniku alt, kus sa oled. Ja siis võib olla niimoodi, et alguses ei ole väga mõnus ja magus, alguses on teil vaja koos mingi ülesanne läbi närida. Ja kui te olete selle läbi närinud ja selle kogemuse armastusse toonud nagu mõlemapoolselt, siis te jõuate sellesse, et ükskõik millal te näete, teil on alati soojus ja lähedus ja te soovite alati südamest teineteisele head, elate kaasa teineteise eludele, millal iganes te kohtute, teete väikse catch-upi, kuhu maani keegi on oma elus jõudnud ja siis lähete väga sooja armastusega uuesti oma teed kuni järgmiste kohtumisteni. Ja seal küljes ei ole ühtegi attachmenti, sellist nagu kinnihoidmist, sa lihtsalt armastad teda ja lubad tal kogeda tema oma eluteed vabalt ja sooja südamega. Nüüd küsimus, et kuidas selliste inimesteni jõuda, on tegelikult siin on 2 olulist asja, mida teadvustada. Kõigepealt alati need kohtumised on kokku lepitud teile eelnevalt, ennem kui te siia olete kehastunud. Ehk et see on selline, nagu mõnes mõttes te käite mööda oma hingerada ja siis on sellised kokkupuute kohad, kus toimuvad mingid aktiveerumised, äratundmised, need on nagu teie teerajale sisse kirjutatud. Samal ajal on nii, et kui te oled oma negatiivsel ajaliinil, ehk et sa ei ole üles ärganud oma programmidest, sa oled ohvrimeelne, istud oma valukehade küljes, ei võta vastutust oma elu eest, ei puhasta ennast oma vanast taagast või minevikust või karmast, siis sellel teel võib tulla pigem sisse keegi, kes püüab sind üles äratada. Aga sellist tihedat hingepere liikmete kokkupuute punkte ei ole. Mida rohkem sa ennast puhestad, mida rohkem sa astud oma päris teele, mida rohkem sa hakkad ise ennast armastama, seda rohkem muutub su sagedus vastavaks sellele armastuse sagedusele, mis kaasneb hingepere liikmetega. Ehk selleks, et hingepere liikmed saaksid sinu reaalsusesse hakata tihedamalt tulema, siis positiivsel ajaliinil on see võimalik ja läheb üha aktiivsemaks, kui sa ise saad sügavama ühenduse iseendaga. Ehk et see on ikka nii, et kui sa oma sisemaailmas saavutad ühenduse endaga, siis saab välismaailm sulle seda vastu peegeldada ja nii need hingepere liikmed su reaalsusesse satuvad ja liiguvad. Samal ajal tuleb kindlasti kasuks ka selline nagu teatamine. Mitte siuke hullult niidilik ehk vajav appikarje, vaid selline teatamine enda väga väekas kohast, et ma olen valmis teiega kohtuma, armas hingepere, tulge mu juurde, ma ootan teid. Siis see on ka üks selline pisike nuanss, mida sa saad oma tahte ja häälega siia universumisse anda, et see kutse läheks teele ja hakkaks tooma su ellu neid inimesi. Nüüd vaatame, kas selle teema kohta on midagi veel. Nii, hetkel tundub, et sai selle kohta öeldud kõik. Veel, kus kohas tavaliselt oma hingepere liikmeid on võimalik nagu suurema tõenäosusega kohata, on sellised sündmused,
kus kohas sellelaadsed inimesed või sarnaselt mõtlevad inimesed koos käivad, on need siis kontserdid või festivalid või suvel on neid lihtsam teha. Ehk et sa ise pead ka tegema need sammud ja liikuma kodust välja, mitte istuma oma kodus diivani peal ja ootama, et see keegi, keda sa igatsed ja ootad, kukuks sulle seal diivani peal pähe. Ikka ei kuku küll, on vaja teha tõesti ise samme, et midagi saaks muutuda su reaalsuses. Sellest tulenevalt ma pean oluliseks siia sisse tuua praegu informatsioon, et 23. augustil 2026 toimub Pärnus Surf and Soulis Pärnu rannas tähehingede aktiveeriv kokkutulek. Ja sellele kokkutulekule me ootame just neid tähehingi, kes on ära tundnud enda sees selle, et sa oled pärit tähtedelt, et sul on siin oma kehastumisel mingi missioon, võib-olla sa alles otsid seda missiooni, sa tead, et on teisi sinusuguseid veel ja sa soovid nendega kohtuda, sa võib-olla oledki oodanud seda, et sa tahaksid kedagi teist veel näha, sest et sa tunned, et sa oled olnud mõnda aega täiesti üksi oma veidrustega, jutumärkides, mis paljud tähehinged enda suhtes tunnevad, et me oleme veidrad, teistsuguseid, me ei kuulu kuhugi, me näeme asju teistmoodi, tunneme asju teistmoodi, oleme tundlikumad, võib-olla näeme asju selgemalt, lihtsalt teame mingit informatsiooni või meil on mingid anded, siis me tavaliselt tihtipeale oleme kehastunud sellistesse kohtadesse, kus me ei sobitu enda keskkonda või me oleme nagu teistsugused jutumärkides. Ja see on sellepärast, et tähehinged on kõrgematest dimensioonidest ja planeet Maa on olnud madalamas dimensioonis või sageduses, tiheduses tegelikult siis kõrgemad tihedused, madalamad tihedused ja samal ajal dimensioonid. Siis see, miks sa oled siin teistsugune, on sellepärast, et sinu võimekus on tegelikult sinu võimekus vastab kõrgema dimensiooni sagedusele, kõrgema tiheduse sagedusele. Ja madalamas tiheduses sa oma olekuga lihtsalt oledki natuke nagu võõrkeha. Aga see on selle põhjusega, et kõrgema dimensiooni hinged just praegu on kehastunud Maale, et aidata Maa ülestõusu protsessil kaasa, et aidata Maad ka 5. tihedusse ja 5. dimensiooni. Nüüd meil on aeg tulla ühisesse ruumi kokku, kõik meie tähehinged, kes tunnevad ära, et see on teie jaoks, sest et meil on Galaktilise Föderatsiooni liikmetel uus informatsioon, mis tuleb siis läbi Mairi, kes on valgusolemuse kanali esindaja. Mairi toob ruumi Galaktilise Föderatsiooni informatsiooni ja me teeme päris korraliku põhjaliku aktivatsiooni, et kõik täheseemned saaksid siit edasi oma eluristeel minna uuele rajale, hakata oma missiooni täitma, hakata rohkem iseennast kehastama ja nii edasi ja nii edasi. Ehk et see on oluline sündmus ja koodide vahetamise koht kõikide täheseemnete jaoks, kes tulevad kohale, kes tunnevad, et see on nende jaoks, siis lihtsalt usalda seda tunnet ja tule. See on üks esimesi selliseid suuremaid kokkusaamisi ja see saab olema see koht, kus sa võib-olla leiad üles ka oma galaktilise pereliikmeid ja oma hingepereliikmeid. Et see on üks sinu võimalus. Panen ürituse info siia video alla ja kui sa vaatad seda videot kunagi hiljem, siis lihtsalt ignoreeri seda osa või siis uuri, kas on tulemas veel sellelaadseid sündmusi. Nüüd siit edasi, galaktiline pere. Meil tuleb teadvustada seda, et galaktiliste hingedena ehk et teistest tähedussüsteemidest kehastunud hingedena planeet Maale meil on erinevad eelnevad elud või paralleelelud teistes tähesüsteemidest ja teistel planeetidel. Nüüd nemad sealt poolt on meiega kursis,
sest et kõrgemates dimensioonides on teadlikkus avaram, telepaatiline suhtlemine on võimalik, kaugvaatlus on hästi lihtne ja nemad hoiavad meil sealtpoolt siiapoole silma peal. Aga kui me oleme oma arenguteel sellises etapis, et meil puuduvad, kuna me oleme programmide all, enesekahtluse all, valukehade all ja kõik need, mis hoiavad meid nagu raskelt vastu maad, siis nii kaua me ei saa ühenduda oma galaktiliste peredega, need ühendused on meie võimekus, meie kapatsiteet selles füüsilises kehas ei ole lihtsalt vastav, et suhelda teise dimensiooni asukatega. Sellepärast number 1 koht, kuidas saada ühendust oma galaktilise perega, on hakata enda jälle täpselt samamöödi nagu eelmises hingeperega kohtumise juures on kriteerium see, et sa hakkad tegelema enda varjutööga ja puhastad iseennast sellest raskest energiast ära, et sa saaksid kõrgema sagedusega, kõrgemate dimensioonide sageduse lainepikkusele pihta. Ja see tähendab ka oma füüsilise keha eest hoolitsemist. Tõesti sügavat hoolitsemist, et sinu keha hakkaks toimima enda sellele kõrgemale potentsiaalile kohaselt. Sest kui sa sööd madalasageduslikku toitu ja enda kehale kahjulikku toitu, tarvitad alkoholi ja võib-olla mingi narkootikume või tubakat, uimastad ennast, enda tajusi, siis sul ei ole võimalik neid kontakte luua. Need sa lihtsalt ei kuule, need ei tule läbi. Nüüd see eeldab sellist vaimu teravust ja vaimu ja keha tervist, ehk et terves kehas terve vaim ja see on tegelikult eelduseks, et sulle saaksid hakata mingidki ühendused tekkima, et sa hakkaksid kuulma. Samal ajal teine versioon on see, et sinu hingeteele on sisse kirjutatud see, et toimub mingi sinu ülesäratamise sündmus, nagu minul oli, et samal ajal ma olin enda sees jõudnud küsimuseni, et ma saan aru, et ma ei ole planeet maalt pärit, kus ma pärit olen, kus on mu tegelik kodu. Ja ma hakkasin seda otsima, tajuma ja ma esitasin endast selle küsimuse välja ja see oli minu hingepere või tähendab minu galaktilise pere jaoks sõnum, et ma olen valmis nende kontaktiks. Ja peale seda nad tulid astraaltasandil mind puudutama ja üles ajama, ehk et nad tõid mulle esimesed koodid, et ma joonduksin enda hingeteega ja oma missiooniga. Ka see on võimalik, neid kokkupuuteid on erinevaid. Igal juhul see küsimus peab ärkama sinu enda sees nagu seeme, nagu märguanne, nagu tuluke, et see kehastus, minu kehastus on nüüd valmis selleks kontaktiks. Aga paralleelselt ei saa vältida seda, et sa ei tee tööd iseendaga või et sa oled destruktiivne enda suhtes. Sinu kehastuse sagedus ja joondus peab vastama sellele, et sa oleksid võimeline neid kõrgemaid sagedusi vastu võtma. Nüüd vaatan, kas midagi veel. Siis sinul on tähehingena suhteliselt kindlasti, kui sa just ei ole hästi noori hing, siis enamus tähehinged, kes on ennem, kohe vaatan, 2010 kuni 2010, vaatan veel 2012, okei. Kuni 2012 aastani kehastusid vanem veel siia planeetmaale hästi palju ka vanu, väga galaktiliselt vanu hingi, kellel on sügavad teadmised, pikad elukogemused, mitmed erinevad kehastused ja nende tähehingede kogemuses on see, et kui sa hakkad tunnetama, et kus ma siis pärit olen ja millise planeedi või tähesüsteemi poole mind tõmbab, siis neid kohti võib olla mitu. Ehk et
suure tõenäosusega ongi. Neid kohti on mitu, neid kehastusi on mitu ja sul on võimalik suhelda nende erinevate enda kehastustega, need on sinu nagu erinevad hingeosad erinevates tähesüsteemides. Ja samal ajal on see seotud sinu praeguse arenguga planeet Maal, et vastavalt sellele, kus kohas sa oma arenguteel oled, vastavalt sellele ärkab sinus ülesse mingi konkreetse tähesüsteemi poole tõmme või mingi kehastuse poole tõmme, mõni infokild või nii edasi. Et see on seotud sinu enda otsuste ja valikutega, millises tempos sa liigud oma parima võimaliku hingetee suunas. Ja milliseid koode sul parasjagu, milliseid mäletamisi sul parasjagu on vaja, et liikuda selles kohas, kus sa oled. Ehk et ka minul näiteks oli alguses hästi tugev ühendus plejaadidega ja ma teadsin täiesti kindlalt, et mul on plejaadide kehastus ja ma tajusin selle kehastuse nagu olekut ja energiat ja ühel hetkel tekkis mul aga väga tugev ühendus siniste aviaanidega ehk et linnurassiga ja sealt meenus mulle minu kehastumise missioon. Ja ma toon selle siia nähtavale sellepärast, et võib-olla mõnest teist täheseemnetest tuleb see meelde, miks te tulite. Ja mis mulle sellest sinise aviaani hingemälust või sellest kehastusest meenus, oli vestlus enda emaga ennem planeet Maale kehastumist ja see vestlus hõlmas informatsiooni, mis oli siis, puudutas siis seda, et kui oluline on planeet Maa missioon ja miks ta on oluline. Ja see oli nii kolossaalselt tugev missioonitunne, mida ma selles hetkes tundsin. Ma sain aru, et mul on täiega vaja olla siin planeet Maal, mul on täiega vaja hoolitseda enda kehastuse eest ja mul on täiega vaja kaua elada, nii kaua kui võimalik ärkvel ja järjest rohkem teadvele tõustes, et ma ei peaks uuesti minema reinkarnatsiooni ringi ja kaotama oma mälu ja hakkama otsast peale, vaid mul on vaja teadvel olla siin pikalt. Sellepärast, et meie missioon täheseemnetena, kaasa arvatud minul, on aidata Maa ülestõusu protsessile kaasa ja miks see on oluline, on sellepärast, et see, mis saab Maast ja see, kuidas Maa ülestõusu protsess tegelikult läheb ja kas see projekt õnnestub, sellest sõltub meie universumi, kogu meie universumi eksistents. See on nii suure kaaluga projekt. Mulle näidati meie universumi erinevaid planeete, kus kõikidel on mingisugune elu, omad kogukonnad, perekonnad, keskkonnad, linnad, erinevad ühiskonnad, tsivilisatsioonid. Ja kui planeet Maa teeb ülestõusu läbi ja tõstab oma sagedust ja ärkab, siis see laine puudutab kogu meie universumit, kõiki neid erinevaid tsivilisatsioone, planeete, tähesüsteeme. Kui see projekt ei õnnestu ja Maa läheb oma negatiivsele ajaliinile, siis see lõpeb hukuga. Ja see oli minu jaoks piisavalt suur põhjus, miks panustada siia, sellele planeedile, selle planeedi inimkonna nii-öelda ülestõusmisprotsessil kaasa aidata info edastajana, energiat edastaja ja kanaldajana. Et see positiivne ajaliin saaks lukustuda ja et Maa ülestõusmisprotsess jätkuks ja tänu sellele meie universumi arenguprotsess jätkub. Maa on reaalselt nagu mõnes mõttes meie universumi naba. Nagu maailma naba, siis tegelikult on meie Maa on universumi naba, kuhu on erinevatest universumi otsadest toodud kokku niivõrd palju erinevaid geneetilisi koode, DNA-d, erinevaid liike, taimeliike, loomaliike ja inimeste hübriide erinevaid. See on nagu raamatukogu. Ja kõik, mis siin selles metsikult kirjus
informatsiooni ja koodide väljas toimub, ta puudutab väga ulatuslikku ala. Nii et kui sa mõtled täheseemnena, mida ma siin teen, miks ma siin üldse olen, elu siin on nii raske, selles 3D reaalsuses on nii raske majanduslikult hakkama saada, emotsionaalselt hakkama saada, siin on nii palju pimedust ja kannatust ja bla, kõike seda, siis sinu ainuke ülesanne on ise enda kehastus 5000-ga vastu võtta, iseennast õppida armastama, et sinu galaktiline olek saaks tulla ära kehastuda siia, sest läbi selle sa tood oma kõrgemate dimensioonide sagedused siia planeedile Maa ja sellega sa aitadki kaasa planeedi tõusule. See on sinu suurimaid ülesandeid. Lisaks veel erinevatele variatsioonidele. Igal ühel oma viis, kuidas te aitate kaasa sellele teekonnale, aga üks mis kindel, enda kehastus on vaja luua templiks, kus sinu galaktiline hing saab luua, kehastuda ja kõrgsageduslikult toimida. Sellepärast sa tulid. Ja kui sa selle kehastuse võtad vastu, õpid seda armastama, puhastad oma varjud, siis täiesti kindel, et sul tekivad ühendused ka oma galaktiliste peredega. Sest et see on loomulik olek. See on loomulik, et sa siis suudad oma erinevate hingeosadega ja oma galaktiliste peredega ja oma erinevate kehastustega kõigega olla kontaktis ja luua ühendusi kui vaja. Nii see käib. Vot nii. Nüüd ma vastasin sellele küsimusele või nendele 2 küsimusele. Ja eks sa saad enda jaoks tunnetada, kui palju sellest sinu jaoks oli tõene ja mis kõnetas, see võtta kaasa, mis ei kõnetanud, see jätta sinna. Ja kui sind kõnetas see sündmus Pärnus, siis Jumala eest tule kohale. See saab olema kindlasti väga väekas sündmus. Ja nii, et me Mairiga ja kõikide teiste tähehingedega ootame siin 23. augustil 2026 kell 6 õhtul Pärnusse Surf and Soul'i. Panen lingi siia alla ja ma tänan tähelepanu eest ning ütlen veel siia, et kui see sind kõnetas kogu see jutt ja sa said siit mingisugust väärtust, siis ole hea, pane like, võid panna ka kommentaari, mis sa siit kaasa võtsid ja jaga seda teistele tähehingedele, keda sa veel tead, kellele võiks see info olla oluline. Nüüd sai vist kõik öeldud. Ja kui sa ei ole veel minu kanali jälgija, siis pane subscribe. Ja veel, kui sa tunned, et sa tahad erinevatest energiatöösessioonidest osa saada, mida ma ikka aeg-ajalt teen, siis seda infot levitan ma kõige rohkem oma meililistis, nii et kui sa soovid minu meililistiga ühineda, ma panen siia alla selle informatsiooniga. Vot nii, nüüd on kõik jagatud. Aitäh ja näeme jälle. Tšau!